Tere siit Euroopa Parlamendist Strasbourgist üle mitme nädala on taas aeg teha nädala kokkuvõte. Kuna viimastel nädalatel on olnud vähem tegevusi Brüsselis ja on olnud mitmeid välislähetusi, siis seetõttu ma ei ole ka teinud mingisugust kokkuvõtlikku, ülevaatlikku videot. Kuid kuna hetkel on käimas täiskogu istungid, nagu te ikka teate, kord kuus, iga kuu Strasbourgis, neljapäeva vältel on need põhihääletused ja debatid, siis praegu on kolmapäev kell 4 pärastlõunal siinse aja järgi, kell 5 Eesti aja järgi. Ja on mitmeid olulisi teemasid, mida tuleks käsitleda, et loomulikult täiesti neutraalselt ja ausalt ja otsekoheselt anda teile kui oma valijatele või tulevastele potentsiaalsetele valijatele siit tagasisidet ja ülevaadet, mida muidu Postimehest Delfist lugeda ei saa. Igastahes võtame teema kaupa. Ma ütleksin, et hetkel on olnud 3 kõige olulisemat teemat selle viimase 3 päeva jooksul siin, millest 2 on olnud olulised debatid ja 1 olulised hääletused. Esiteks, teisipäeva hommikul, eks eile hommikul oli parlamendi põhidebatt keskendus siis Euroopa Liidu välispoliitikale Hiina suhtes, kuna möödunud nädalal käisid siis Prantsuse president Macron ja Euroopa Komisjoni president von der Leyen Pekingis, et kohtuda Hiina juhtidega ja rääkida siis Euroopa riikide ja Hiina vahelistest suhetest. Ja seal loomulikult siis Emmanuel Macron sai hakkama taas sooloshowga, mis ilmselgelt ei olnud kooskõlastatud mitte ühegi teise riigiga Euroopas, kus ta väitis, et Euroopa riigid ei peaks olema justkui USA ripatsiks ja Euroopa peab olema strateegiline autonoomia ja andis Hiinale signaali, et umbes kui läheb konfliktiks Taiwanis, Hiina rünnak Taiwani vastu, siis Euroopa justkui jääb eemalt passima ja Euroopat see ei peaks huvitama. Loomulikult selline seisukoht ei olnud kooskõlastatud teiste riikidega, veel vähem Euroopa Liidus. Ja samal ajal oli hästi näha, kuidas siis hiinlased nagu mõnuga nautisid Euroopa siis esindajate kohtlemist, kus Macronile pandi maha punane vaip. Xi Jinping ehk siis Hiina juht ootas teda kohe vastuvõtule. Ja samal ajal komisjoni president von der Leyen põhimõtteliselt pidi minema nagu tavareisijad tavavärava kaudu, kedagi teda vastas seal eriti ei oodanud ja ootas vist ainult Hiina kas üks ministritest. Nii et selline kohtlemine oli üpriski nagu lõbus. Aga mis puudutab Macroni avaldust strateegilisest autonoomiast ja justkui, et me ei peaks olema USA ripats, siis ilmselgelt loomulikult me ju keegi ei oleks sellele vastu, kui Euroopa riigid oleksid suveräänsed, sõltumatud ja piisavalt tugevad nii sõjaliselt kui majanduslikult. Kuid tänane fakt siiski on see, mida ma ka eile hommikul siis oma kõnes ütlesin, seda kõnet on võimalik järgi vaadata ka nii Facebookis minu fännilehel kui ka YouTube'i kanalil kui ka kodulehel jaakmadisson.ee, mida kindlasti soovitan külastada, mida ma ka kõnes ütlesin, et praegu on fakt see, et Prantsusmaa on andnud sõjalist abi näiteks Ukrainale 2 korda vähem kui Saksamaa ja samal tasemel Kreekaga ehk alla 0,1% oma SKP-st. Ja kui nüüd Prantsusmaa unistab, et Euroopa oleks tugev strateegiline autonoomia, siis väga tore visioon, aga te mitte midagi selle jaoks ei tee, et Euroopa oleks võimalikult tugev ka sõjaliselt, et ennast kaitsta, eelkõige Venemaa ja Hiina ohu vastu. Ja paratamatult enamus Euroopa riike, sealhulgas Saksamaa ja Prantsusmaa, tegelikult vaatavad üle Atlandi ookeani Ameerika Ühendriikide poole, et kuulge, et me siin oleme NATO-s ja et ehk te siin ikkagi panustate oma sõjaväeliste jõududega meil siin, et meil asju korras hoida. Ja ilmselgelt kontseptsionaalselt on see vale, et me ei peaks ainult lootma mingitele teistele riikide kuskil teisele pool ookeanit, vaid me peaksime ise oma asjadega siin kodu mandril meie maailmajoos hakkama saama ehk Euroopas. Aga hetkel me seda ei suuda ja pole ka näha, et seda tahetaks üldse saavutada. Rääkimata majandusest, et olla strateegiline autonoomia majanduslikult olukorras, kus maailma suurim majandus on paratamatult USA ja kohe teine kannul on Hiina. Ja Euroopa Liidu majandus terves maailmas moodustab küll 3. suurusena, aga siiski vaid 14%. Ja kui me viime ellu edasi oma ilusat maailma pääsmiskava rohepöörde hullusega, siis ilmselgelt meie konkurentsivõime väheneb veelgi. Tööstusvõimsus väheneb veelgi. Seega, kuidas me saame unistada strateegilisest autonoomiast olukorras, kus enamus Euroopa riike ei taha ise piisavalt investeerida kaitsevõimesse, et olla tõesti sõltumatud ja
nii-öelda elimineerida võimalikud sõjalised ohud Venemaa poolt, mida me täna ei ole suutnud teha, sest sakslased ripsutasid tiiba Vene gaasiga mitukümmend aastat, samal ajal hävitasid oma kaitsevõime. Prantsusmaa samal ajal unistab olla suur riik nagu Napoleoni ajal, aga samal ajal ilmselgelt see pole enam nagu väga realistlik, kui nad lähevad kaasa rohepöörde hullusega ja ei suuda isegi piisavalt aidata Ukrainat, et seda sõda lõpetada seal võidukalt. Seega see lihtsalt on illusioon. Aga igastahes seda ma oma kõnes ütlesin ja see kõik on muidugi järelgi vaadatav. Teine asi, mis oli oluline kõnede puhul, oli täna hommikul siis põhidebatt jällegi Euroopa Komisjoni ja Euroopa Nõukogu esindajatega oli selle üle, kuidas on Ukraina lapsi küüditatud Venemaale. Täpset numbrit keegi ei tea, kuid see number miinimum on olnud vähemalt 16 000 last ja hinnatakse kuni 300 000 lapseni. Eks see päris number sinna kuskile vahepeale jääb. Aga siis see oli debati arutelu, et kuidas lapsi on küüditatud Venemaale ja siis oli ka teemaks siis rahvusvahelise kriminaalkohtu vahistamismäärus Vladimir Putini suhtes. Ja kui tihti on üritatud ka Eesti meedias, mitte küll väga palju, aga vahel ikkagi kuidagi panna meie poliitgrupile identiteet ja demokraatia külge mingisugust nagu venemeelset silti otsa ette, siis fakt on see, et siiski antud teemal, milleks oli vahistamismäärus Putini suhtes ja küüditatud Ukraina lapsed venelaste poolt, olin mina esimene ehk siis poliitgrupi nimel kõneleja. Ja ilmselgelt ma vist suurem asi nagu venemeelne kindlasti ei ole, et selles mind süüdistada ei saa ja seetõttu on ka väga keeruline süüdistada meie poliitgruppi mingis venemeelsuses, kui nii-öelda Eestist pärit, ütleme nii-öelda Venemaa suhtes realist kõneleb terve poliitgrupi nimel. Mitte seda ei tee keegi AFD-st või Leegast või kuskilt mujalt riigist meie poliitgrupis. Aga ka see kõne on muidugi järelevaatav sotsiaalmeedias, minu kodulehel, YouTube'is ja seal ma muidugi rõhutasin, et ega see venelaste taktika on olnud läbi ajaloo samasugune. Et lõhkuda ühiskonda ja loomulikult siis küüditada vaenulikku elementi teisele nii-öelda riigi piirkonda, toona viidi Siberisse, aastal 41 ja 49 küüdati kokku üle 30 000 inimese Eestist, kellest 75% olid naised ja lapsed, kes kindlasti ei kujutanud mingisugust vaenulikku ohtu või elementi nõukogude korrale. Ja täpselt sama on tehtud täna Ukraina lastega, keda on üritatud siis sundadopteerida Vene perekondadesse, et neid kasvatada justkui päris venelasteks. Ja vahistamismääruse suhtes see on kohustus järgida seda vahistamismäärust 123 riigil, kes on liitunud rahvusvahelise kriminaalkohtu statuudiga, on selle ratifitseerinud, ehk siis 2/3 maailma riikidest on seda teinud. Osad riigid, nagu näiteks Hiina ja mitmed veel, ei ole seda teinud, aga kõik need riigid, kes on sellega nõustunud, peavad ka loomulikult järgima vahistamismäärust ja kui siis tõesti Venemaa juht Putin külastab mingit nendest riikidest, siis põhiliselt nende riikide siis korrakaitsejõududel on kohustus isik vahistada. Ja loomulikult minu kõne põhipoint oli selles, et kui mingi riik siiski ei tee seda ja vilistab vahistamismäärusele, siis sisuliselt peab Euroopa Liit ja Euroopa riigid seda sanktsioneerima. Sest kokkuvõttes meil ei ole mõtet mängida mingisugust teatrimängu siin ja öelda, et rahvusvaheline kriminaalkohus on legaalne asutus, kes võiks mõista kohut sõjakuritegude üle, kui on mingid riigid või mida rohkem riike see on, seda hullem see on, kes lihtsalt ei järgi seda. Ja üheks näiteks loomulikult ma tõin näiteks Lõuna-Aafrika Vabariigi. Lõuna-Aafrika Vabariik, kes võõrustab augustikuus siis BRICS-i riikide siis sellist nagu aasta koosolekut, summitit, nagu öeldakse inglise keeles. Ja sinna peaks minema ka Vene esindajad. Algselt oli plaanis, et ka Venemaa siis juht Putin läheb sinna Lõuna-Aafrikasse, aga kuna Lõuna-Aafrika Vabariik on ühinenud rahvusvahelise kriminaalkohtu statuudiga, siis juhul, kui Putin läheb Lõuna-Aafrikasse, peaksid Lõuna-Aafrika võimud ta vahistama. Ja kui nad seda ei tee, siis põhimõtteliselt nad rikuvad rahvusvahelise kriminaalkohtu statuuti. Ja sellisel juhul peab ka Euroopa kuidagi reageerima, mitte niisama pealt vaatama ja ütlema, et mis me ikka siin teha saame. Ja minu sõnum oligi Euroopa Komisjoni asepresidendile Vera Jourovale õigesti hääldatuna, et sellisel juhul me peame sanktsioneerima Lõuna-Aafrika Vabariiki ja lõpetama toetuste maksmise, sest täna on Euroopa Liit üks suurimaid doonoreid Lõuna-Aafrika Vabariigile, kes ise muidugi oma majanduse tuksi keeranud, kus vohab täielik valgete vastane rassism ja farmerite hävitamine
ja meie samal ajal muidugi Euroopa maksumaksjatena peame nende riiki veel kuidagi üleval mitmesaja miljoni euroga igal aastal. Ja kui nad nüüd ka sülitavad vahistamismäärusele, mida nad on kohustatud järgima augustikuus, juhul kui Putin läheb Lõuna-Aafrika Vabariiki, siis sellisel juhul tuleb tõmmata lihtsalt kraanid kinni ja unustage ära mingisugused toetused Euroopa maksumaksja taskust. Ja peale debatti siis koridoris see komisjoni asepresident proua Jourova tuli ka mu juurde, ütles, et ma panin kohe selle kirja ja ma tõstatan selle küsimuse Euroopa Komisjonis, et kindlasti, et see mõte nagu tuleks nii-öelda ellu viia, kui muidugi Euroopa Liidu liikmesriigid, 27 riiki on sellega nõus. Aga igastahes mõtlesin, väga tore, et te võtsite kuulda nagu minu ettepanekut ja minu mõtet selleks, et me lihtsalt ei mängiks mingisuguseid vahistamismäärusi ja kui me seda isegi ei ürita jõustada, siis ausalt saadame selle kriminaalkohtu laiali ja mis me ikka siin mängime mingisugust rahvusvahelise õiguse kaitsmist. Ja kolmas teema, hääletused. Ehk siis eile teisipäeval olid väga olulised hääletused, mis puudutavad igat Eesti inimest, loomulikult igat Euroopa inimest Euroopa Liidus, kus hääletusel olid siis 3 eelnõud, mis kõik on seotud siis selle rohefanatismi ja hullusega. Ja kui need ellu viiakse, siis põhimõtteliselt aastast 2027 ehk 4 aasta pärast prognoositakse, et näiteks bensiiniliiter tõuseb 50 sendi võrra kallimaks. Diislikütus umbes 45 senti kallimaks, kuna hakatakse rakendama ka heitkoguste määrasid ka maanteetranspordis ehk siis kütuse sektoris. Siis mängitakse ümber see saastekvootidega skeem, mis on olnud kõige suurem manipulatsioon aastast 2005, kui see loodi, CO2 kaubandus. Ja 3 sellist eelnõud olid eile hääletusel ja ainukene siis Eesti 7 esindajast siin Euroopa Parlamendis, kes hääletas nende vastu selleks, et me ei hävitaks enda konkurentsivõimet, enda majandust ja me põhimõtteliselt ei vaesustaks meie enda inimesi, oli loomulikult mina. Ainult Yana Toom jäi erapooletuks ja kõik ülejäänud teised 5 saadikut, alates Riho Terrasest, Sven Mikserist, Urmas Paetist kuni Andrus Ansipi ja Marina Kaljurannani, nemad loomulikult hääletasid selle poolt. Nii et palju õnne Eesti valijatele, kes te kõik valisite neid saadikud 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimistel. Valige kindlasti uuesti ka aasta pärast. Saate veel samasuguseid eelnõusid mõnusalt nautida, mis üle võetakse siit Euroopa Parlamendist. Ja samal teemal siis oli ka täna Vikerraadio reporteritund, mis oli eetris kella 2-st kella 3-ni siit samast Strasbourgist, kus saates olid siis lisaks minule ka Riho Terras, Urmas Paet ja Yana Toom ja kogu see tund aega keskenduski just nimelt eelkõige sellele kliimapäästmis suurele plaanile, mida Euroopa Liit on ellu viimas inglise keeles Fit for 55 ehk justkui nii-öelda heasse vormi aastaks 2055 ja keskendus just nimelt eile hääletusel olnud eelnõudele ja muidugi kes seda ei kuulanud reporteritundi, ma soovitan soojalt järgi kuulata. See link on mul pandud ka minu sotsiaalmeedialehtedele, aga loomulikult saate ka minna otse err.ee lehel teiete selle saate järel kuulatava lingi üles. Ja muidugi selle saatus tuleb hästi välja selline kahepalgelisus, kus, ma ei tea, Yana Toom kurdab, et kõik need eelnõud ongi utopistlikud ja umbes ta ütles, et Greta Thunbergi fännid on nendes vastavates komisjonides, kes tegelevad nende eelnõudega selle rohepöörde elluviimiseks, aga samal ajal sa ise ei hääleta selle vastu. Ka härra Terras kritiseeris kogu seda rohepöörde kava, et seal puuduvad mõjuanalüüsid ja puuduvadki mõjuanalüüsid realistlikud, aga samal ajal sa hääletasid selle poolt. Ja ainukene, kes ütles, et kuulge, see on nagu, et kui me hakkame üldse rääkima mingitest fondidest, et aeta neid ettevõtlussektorid ja neid inimesi, kes kannatavad rohepöörde tõttu, siis me juba läheme libedal teele ja me hakkame rääkima hoopis valest asjast. Me peame rääkima sellest, et kogu see plaan oma olemuselt on hullumeelne, infantiilne ja puhtalt fanaatiline, sest fakt on see, et maailma rahvastikust moodustab Euroopa elanikkond umbes 7%. 440 miljonit elanikku 8 miljardist elab Euroopa Liidus. Eelmisel aastal emiteeris Euroopa Liit CO2 ehk süsihappegaasi alla 9% tervest maailmast. Ja me võime teha kollektiivse enesetapu siin Euroopas, et päästa jääkorrusid kuskil Arktikas. Sellest ei muutu maailma kliimas mitte midagi. Ehk siis see on põhiprobleem, millega me peame hakkama võitlema. Aga paraku Eesti
enamus Eesti esindajad siin parlamendis sellega ei tegele. Rääkimata ministeeriumist või valitsusest või uuest valitsusest, kus on uued rohepöörajad võimul ja rääkimata ametnikest. Aga ma soovitan muidugi seda järgi kuulata. Igastahes, homme olen tagasi lendamas Tallinnasse. Laupäeval ehk siis 22. aprillil, minu enda sünnipäeval, on ka Riigikogu avatud uste päev, kus kõik inimesed saavad külastades Riigikogu, minna ka Pika Hermanni torni, imetlema Tallinna vanalinna sealt kõrgel torni osast. Ja samal ajal on võimalik külastada kõiki Riigikogu fraktsioone nende ruumides ja ma ise olen ka siis kella 11:30 kuni kella 12-ni meie siis konservatiivide fraktsioonis olemas Riigikogus, et siis selle inimestega kohtuda, kes tahavad kokku saada ja küsida küsimusi ja rääkida huvipakkuvatel teemadel. Nii et kes soovib, tulge Riigikokku laupäeval kella 11:30. Ja kui me varem ei kohtu, siis kohtume vast järgmine nädal juba uues nädala kokkuvõttes Brüsselist. Ja seniks aga ma soovin teile kõigile ilusat kevade saabumist ja ootame rõõmuga uue Eesti valitsuse võimsaid maksutõuse, samasooliste abielusid, automakse ja mida kõike veel ilusat, et ikka loomulikult hävitada Eesti majandust, hävitada Eesti maaelu, kuid mis teha, enamus Eesti inimesi valisid selle poolt. Loodame, et järgmise aasta Euroopa Parlamendi valimistel inimesed õpivad ehk natukene oma vigadest ja enam sama rumalasti ei vali ja teevad targema valiku nende poolt, kes seisavad päriselt Eesti huvide ja Eesti inimeste eest ka Euroopa Liidus. Olge terved, tublid ja taas kohtumiseni!